väga palju neid lugusid, kus ohver, olles ise ohver, on õppinud ohver olema nii, et ta ise jääks võimalikult ellu või et ta ei tajuks isegi ennast ohvrina. Ja see, ma arvan, on päris suur probleem, et me ju, inimene on väga paindlik, inimene saab hakkama väga keeruliste olukordadega ja me neelame väikese vägivalla alla, ilma et me ise märkaks ka seda. Miks üldse avalikult mõelda ja rääkida lähisuhte vägivallast? See on eelkõige nagu rääkimise, julgustamise hetk. Neil peab olema teatud rääkimise režiim, omavahel asjade tunnistamise režiim, omavahel ideede, tunnete, murede jagamise režiim. Muul moel ei saa vägivallast lahti.